Tere hommikust, on 15. mai ja täna purjetame Neemelt Kakumäele. Oleme siis alustamas tänast sõitu Neemele siit Kakumäe sadamast. Autod kogunevad vaikselt. Ootame veel ühte reisiselli, Woltsi. Ja paneme asjad autosse ja hakkame liikuma Neeme sadama poole. Ja õhtuks oleme siis siin Kakumäel tagasi loodetavasti. Tundsid siiapoole kõndides kohe temperatuur langes nagu? No, külma tuleb, Tahtsid käsi nii. No nii, oleme nüüd jõudnud Neeme sadamasse. Paneme siin instrumendid paika ja alustame siis oma teekonda Kakumäe sadama poole. Tuult paistab, et on päris piisavalt, samas lainet mitte liiga palju. Päike paistab, ilm on soe, tuleb hea sõita. Läheb. Üksteist 45. Meie Einar ja Andres asusid peapurje üles panema. Võtta need linnad ära ja panna ümber koomi. Ja, ma tean. See, kuidas see lahti Sa panid tangidega või? Kus poole sa lähed? See üks vestas ju mina. Jah. Sul oli juba meelest läinud või? Jah. Küll ma mõtlesin, et mul on hea kiire mälu, aga tuleb veel kiire. avan
nüüd peame siia midagi mõtlema. Kas see keerata või tõmmata või? Samasugune. Ei ole. Ära räägi. Inimesed saavad aru ikka. No nii, käisin pildemas ära. Selline kiiravanev karabiin. Sweden. 17.50. Paneme ta siia kinni. No nii, nüüd teeme kenuga lahti. Kas tõmba peale kuskilt siit nagu? Tõmba sealt, jah. Või vintsid ka tuua. Vaata siis. Täitsa siin üle peal laekida. Jaa. Meie naaber jaht siis Neeme sadamast rääkis sellise loo, et kuidas nad selle jahi said. Venetau oli siis Oceanic 43. Et sellega oli enne juhtunud üks õnnetus, et eelmine omanik oli pannud sinna tuulegeneraatori, aga tuli üks selline tormisem päev ja siis tuulegeneraator oli küll kinni pandud, aga ta oli kuidagi kinnitusest lahti pääsenud ja hakkas nii palju elektrit tootma, et see voolu piiraja, mis tal oli, see ütles üles PMS ja see läks kärssa. Nonii. No nii, lehvib. Lehvib. No nii, postitame siis selle hooaja puhul natuke ka Neptunit. Rummiga. Anname talle paar korgitäit. Et Neptun siis annaks meile ilusat hooaega, parajat tuult ja kena mereilma. Ja saab Neptun ka natukene suu märjaks. No nii, maitseme ise ka. Kange kraam. No nii, loodame, et Neptun jääb siis rahule seekord. No nii, üle 2 tunni oleme sõitnud ja lainetus läheb veidi suuremaks. See on kaubalaed õppläikud. Varsti sõidame ümber Aegna ja siis juba hakkab paistma Tallinn ja Kakumäe sadam. No nii, räägi meile El Niñost, Võlts. Et ilmateadlased täheldanud, et sel aastal on El Niño aasta jälle.
ja näitajad näitavad, et see tuleb rekord El Niño, sest et meretemperatuurid on nii kõrgeks läinud juba. Ja rekord El Niño mõjutab globaalselt tervet maailma kliimat, ilmastikku siis. Kui ma enne mainisin, siis ühel korral, kui see oli ka suur El Niño aasta, oli siis sadas Araabias und suvel, mitte talvel, vaid suvel. Ja nüüd saame näha, kuidas ta mõjutab meid. Muidu on oodata meil põuast aastat. Vastavalt Tartu ilmateadlaste veehorisont näitajate tõttu, siis kui vaadata skaalasid, mis ilma veekogused on olnud, siis need täiesti minimaalsed. Kõik näitajad lubavad meil hästi kuiva suve. Nii, otse ees on Aegne saar hetkel ja paremal on Naissaar ja varsti keerame siit vahelt läbi. No nii, palju meil siis jäänud on? Praegu näitab, et 9,3 miili on veel sadamani. Teeb siis umbes 2 tunnikest. Kell on meil vist, mis veel kell näitab, kell on 3. No kuskil kella 5. Oleme siis vist Kakumäel. Vaatame, kuidas siis läheb sellise kursiga. Tundub, et läheb. Ämmitus maha. Juhu! Kõik hiljad lihtsalt. On nii väike kraan, vaata, et mitte ka aru, mis sa näed. Võtsid meile või? Meile? Meie sõidame hästi praegu. Hakkame jõudma Havenisse circa 15 minuti pärast. Peaksime olema kohal. Ärge muretsege.
ma pole kunagi nii kaugele sõitnud. Oli rekord. No nii. Tõmbame natukene üks taha. Üle reaalist. Paat tõusis kõrgemale ja sild läks allapoole. No nii, Tervist, härras. oleme jõudnud Kakumäe sadamasse. Reis merel möödus meil edukalt. Saime kenasti parale. Nüüd jääb veel paadi puhastus ja muud ettevalmistused hooajaks, nii et. Aga siin on seda kõike väga mugav teha, nii et seda juba järgmistel kordadel. Issand, ma hakkan kohe nutma vist.